Tere! Kristel ja Pille. Pille ja Kristel. Jälle siin Tallinna stuudios hakkab juba harjumuseks saama. Ja täna meil podcastis külas Ivar Seeland, kes on esimesest hetkest jälle meile kuidagi väga sümpaatne kuju olnud. Meie orbiiti jõudsid see Ivar minu meelest esimest korda Onkofesti planeerimise ajal, oli nii, Pille? Jaa, siis me ju tikutulega otsisime taga meesterahvaid. Sõelusime siis läbi kõikvõimalikult artiklibaasid, mis meil siin meedias saada oli, et kui palju meil on ikkagi mehi, kes siis on sellest teemast ka avalikult rääkinud ja et kaasaks nii-öelda enda punti, et siis teisi mehi inspireerida. Ja sina, Ivar, tulid suht ruttu meil sealt kuskilt otsingutega välja. Ja tegelikult su teekond on olnud äärmiselt inspireeriv, äärmiselt mitmetahuline ja mul on nii hea meel, et sa Onkofestil meiega selle ralli kõik kaasa tegid selle sõidu, sest et mul ikka tuleb see hetk kohe meelde siis, kui meil see isetekkiline laulupidu tekkis ja siis Ivar ilusti seal Inna kõrval kitarri tinistus. Innaga kordame, et Inna on ju tükki parem kitarrimäng. Aga ma ei tea, te kuidagi sobisite nii hästi. Aga esmalt siis, tere Ivar. Tere, Pille, tere, Kristel. Tere! Võib-olla siis alustakski sellest, et täna meil on patsiendi lugu. Täna meil on täiesti persoonilugu, patsiendilugu. Ja mul on nii hea meel, meil mõlemal on nii hea meel, et sa siin oled. Et Ivar, võib-olla alustame kõige algusest sinu sellest loo esimesest tahust. Mis tuli sulle kaasaseks aastate eest? Mis tuli meil kaasaseks? Et kõigepealt kui nüüd hakata algusest pihta, nagu Aagu Sihvka ütles, et oli selline hea tuttav nagu Tarmo Leenadam, Tarmo, kes kutsus mehi üles, et mehed mingi arsti juurde, ennem kui hilja pole. Aasta oli siis 2013. Ja see fraasi nagu meelde, ja ma isegi nagu mõtlesin ja kogu aeg mõtlesin, et mis see nagu tähendab, et mis need mehed siis tegema peavad, ja seal niimoodi mõlkus meeles mingisugune aastake paar või kuniks ma sattusin oma niimoodi pojaga stolletkel oma perearsti juurde ja mööda minnes, kui poisi asjad see laetud, küsin, et mis see Tarmo nagu üleskutse tähendab, et mis ma tegema pean. Siis perearst ütleb, kõigepealt võtame väikse vereproovi ja siis vaatame, et kui miskit on, siis nii-öelda anname teada. Ja perearst helistaski paari päeva pärast. Ütles, et mulle siin üks näite ei meeldi, et me peame sellega natuke uurima, tegelema. Ja nii ma siis sattusingi. Nii-öelda siis oligi näite, oli BSA, mis tol hetkel oli 7, mis iganes 7,7-7,8, mis on nagu normist ikkagi jupmad nagu üle. Ja tol hetkel ka ütles, et paanikaks pole põhjust, et siin võib olla mitmeid põhjused, võib olla krooniline eesnärme põletik võib seda asja anda, tuli hakata välistama nii-öelda erinevad tegurid või siit anda vist mingi suguhaigus võis anda, et need välistused tehti kõigepealt ära ja siis järgmisena oligi siis nagu biopsia. Ja ka esimene biopsia andnud sealt tulemast üle. Et see sinu teekond ikkagi seda algust, kui täitsa diagnoosi kinnitamisena oli siis ikkagi nagu päris pikk? Aasta läks vist peaaegu kuskil, oli kas mingi 10-90 kuud oli see, et kus oli, et ja see näit oli üleval ja hästi tasakesi küll, aga keris, aga nad ei saanud esimest biopsist ei saanud seda tulemust kätte. Õiget tulemust kätte, jah. Kui vana sa olid siis? 2015, 50. Sest me just rääkisime, meil oli see eesnäärmevähi patsientide liiduga saade, siis seal ka Sven soovitas, et kui mees saab 50, et siis peaks hakkama seda BSH-d ikkagi regulaarselt testima. Mees peaks hakkama kuskil 40 kord paari-3 aasta tagant võiks, et see järjest tegelikult pidi nagu noorenema.
et peale 40 võiks mees üks 3 aasta tagant korra nagu seda küsimas käia, tegemas käia, et aga kui see diagnoos siis kinnitust leidis, siis kuidas see sinu tee sealt edasi läks, et oli see selline kerge, kiire ravi sinu tee selle diagnoosiga, kui me nüüd kliinilises mõttes vaatame sellele? Minul jah, ütleme, et kuna nii-öelda PSA tase ei olnud kõrge, see vähi, ütleme siis vorm ei olnud agressiivne ja me oma raviarstiga doktor Ülo Sirel, perhistoria esimene raviarst, et käisime nagu kõik variandid välja tööst, me võime muidugi lõigata, me võime kiiritada, aga kuna see on nii-öelda mitte agressiivne ja selline, et ei ole ka nagu ei ole kõige, ütleme, nooremas eas oleks see nagu mingisugune, ütleme, jõulisem lähenemise natuke nagu rohkem näidust on, siis ma jäin jälgimisele. Ja jälgimisel ma olin 4 aastat sellega, jah. Et see andis, ütleme, nagu täiskvaliteetselt, ega ju see diagnoos ju tunda ta ei anna, et tundma hakkab anda siis, kui on ikka juba kapitaalselt hilja tavaliselt. Aga see jälgimine, sellest on ka palju juttu olnud, et teinekord see tekitab sellist terviseärevust ja stressi, et mis mõttes nüüd midagi ei tehta, et mingi näit on paigast ära ja et inimesed hakkavad nagu üle mõtlema seda kohta ka, et kuidas sina ennast selle 4 aasta jooksul tundsid, et kas see oligi, et nüüd selge, jälgime ja unustasid, parkisid selle kuhugi ära, läksid eluga edasi või ta kuskil kuklas elas sul ikka edasi või kuidas oli see jälgimisel olla 4 aastat? Väga pikk aeg. Ega ju, ütleme, päris ära unusta ei saa, aga ma olen ise tagantjärgi, ütleme, mõtelnud, et ja ma olen, ütleme, natuke nagu uurinud ja tudeerinud ja rääkinud inimestega, on täna tehnikat, kuidas nende, ütleme, kriiside asjade nagu toime tulla, et ma nagu toimisin ise vist, ütleme, alateadlikult kuidagi, ütleme, see diagnoosi saades, ilmselgelt sa saad ju vasaraga mööda pead, on ju. Ja igasugused mõtted, alates matusekorraldusest, päranditest ja juba ju käivad mõtted läbi, on ju. Aga kus tuli selline nagu teadmine või see arusaamine, see tuli kuskil, ju päev ei lugenud, oli see nädal, 2 või 3. Aga kuskilt maalt tuli selline mingi rahu või teadmine, et nüüd tuleb sellega tegeleda. See on nagu nohuga või pimese hoolega, et kaksame ära või tegeleme ära sellega ja läheb eluga edasi. Aga ka see nii-öelda jälgmine, ma uurisin, lugesin ja uurisin selle kohta nagu materjal, et mujal maailmas oli see, Eestis oli alles hakatud kasutama see jälgimismeetod, et mujal maailmas oli seda juba praktiseeritud juba nagu pikemat aega. Ja mu raviarst ütles, et see on täiesti okei, et kuna see nii-öelda agressiivsus oli madal, ta ei lähe, ütleme, seal alates lappama nii-öelda, et iga 3 kuu tagant pidi siis tegema selle PSA testi uuesti kordus. Ja siis järgitakse, et mis ta tegema hakkab, kuidas ta käitub. Ja ma ütleks, et see periood iseenesest ei olnud nagu ei miskit tullu. Nii et pigem ikkagi võimaldas rahulikult edasi minna ja oli teadmine, et see ei ole agressiivne kasvaja ja et sinu jaoks oli see selline. Aga sa ütlesid 4 aastat? 4 aastat olin jah selle, ütleme siis jälgimisel. Ehk siis, aga see teema jättis sind rahule? Et siis 4 aasta pärast olid proovid korras? 4 aasta pärast. Mis siis juhtus 4 aasta pärast? Kui me lähme kohe siin lõppu, ma sain ju aasta peale eesnäärmevähi diagnoosi, sain ju kõrivähi diagnoosi ka. Nii et mul üks asi oli nagu taamal oli pidevalt all, teine ja agressiivne hull nii-öelda siis poiss tuli vahepeal kallale veel. Võt, mina arvasin kogu aeg millegipärast, et sul nagu üks lugu sai läbi ja siis alles tuli see järgmine, aga see vahe oli ikkagi nii, et PSH läks üles, läksid jälgimisele ja siis aasta hiljem avastati järgmine, jah? Jah, isegi aastat päris vahet polnud, jah, kui see nii-öelda kõrivähi teema tuli. Okei, ja see oli täitsa siis juba järgmisem lugu? See oli selline,
jällegi ütleme, väidetavalt oli 3.-4. staadiumi piiri peal avastamise hetkel, aga midagi nagu tunda ei olnud, kui üks hommik oli paar päeva oli elu kihtima reisini aega. Me läksime sõpradega Sri Lankale ja see oli 3.-4. jaanuar peale, pidi just tööle minema. Ja hommikul tunned, et neelatad mingi selline nagu takistus, ei midagi valusat, aga selline takistus nagu kurgus. Et nagu naks käib läbi või lihtsalt tunned. Elukaaslane vaatas mulle lihtsalt korra kurku vaatas suhu, kas valus ei ole või? Mis siin valus peab olema, et kurk on üleni nii-öelda punane ja valget plekke täis, et nii palju kui ise õnnestus peeglist vaadata, selline kliiniline pilt nagu oleks angiin. Selline, nagu öeldakse, in ja yang märk, et muidu on kurk on üks kaar, on mandel ja on teine kaar. Mul oli selline üks kaar ja et ise esimene mõte, et lihtsalt paistes või selline. Ja ka perearsti keskus, kus mind vastu võetud, öeldi, et see oli just, kas oli mingi lastepäev, kas teisipäev, kolmapäev, kus oli väike lastepäev ja mõtlesin, mul on tarvis ikkagi mingit infot saada, et kohe on nüüd reis, et mis ma siis teen, kui ma nüüd ise reisi ära, et pärast töötaks, et ei kvalifitseeru ka mingi selle kindlustuse alla või mis iganes kallis reis, ja marsin lihtsalt perearsti juurde sisse, kuigi öeldi ära, et ärge tulge, et jooge kuuma teed, võtke seal mingid, ma ei tea, palavik alandeid on ja aga õele nii-öelda siis ütlesin, see vaatas kurku, lihtsalt oi ja kutsus kellegi siis mingi arstiga 2 visiidi vahepeal korra sinna enda juurde vaatama. See ütles ka oi. Ta ütles, et kas valus on, kas valus ei ole, ma ütlesin, et ei ole valus. Aga vaatama selle, ta kirjutas mulle kõigepealt diagnoosi angiin, sest kõik selline visuaalne kliiniline pilt oli nagu angiini täiesti vastav. Ja nii ma käisin ka 3 päeva käisin PERHis, selles nii-öelda EMOs järjest. Iga kord vaadati angiin. Ja kus siis see murdepunkt lõpuks tuli? See oligi, et kui ma 2 päeva olin käinud, seal on see, et mingid valgusfoori tuled on ju. Ja ma läksin oma selle mingi diagnoosi asjaga, ma olin selle kuskil päris lõpus, nii et iga kord ma istusin mingit, vaatasin jälle, just hakkan natuke lähemale jõudma, siis tulid mingi asjad vahele, mina jälle tagalen ja mingi 5-6 tundi istun selle. Ja jälle öeldi, et tulge siis hommele tagasi ja ma olin täitsa kindel, et ma ei lähe siin tagasi. Et lähen käin reisi ära, eks vaatab. Ja hommikul saatsin elukaaslase tööle ja ma ei tea, kuskilt järsku mingi selle, et ma isegi kanna pealt panin saapad jalga ja õppe selga ja läksin ikkagi. Ja siis läks lebase reega, et ei peanud ootama, sain kohe ette. Oli selline noorempoolne, kuskil 35 aastat vana kõrvalina kurguarst, üks naisterahvas ja tal oli eriti uudishimulik, kuidas ta nii internid on vist peale. Ja tema vaatas, et mulle ei meeldi see, mis ma siin näen. Ja saatis mind kohe kuskil kompuutrisse, küsis, kas aeg on, et siin võib minna, kuna me kuskile vahele, et kui see esimene vahekoht on, jälle ma ei saanud veel maha istuda, kutsuti mind sinna kompuutrisse ette ja samal hetkel küsis, et ma võtan su käest ühe tüki siit kurgust. Siis mul oli juba, ma tean, mis tähendab biopsia on ju, kui ta nimetas biopsiat, et tema näoilmet nähes tajudes, ma sain aru, et ilmselt ei ole angiin. Angiin ei ole, sest kõik need arstid mu käest iga kord küsisid, et kas valutab ka, ma ütlesin, et ei valuta, et ma tean, mul on 3 korda elus vähemalt angiin on, ma tean, mis asi angiin on 40 palavikku ja neelad nagu okastraati on. Ja nii ta oli. Aga kas see diagnoos tuli siis juba samal päeval või kui kaua sa pidid see on ju, pannakse kuskil sinna kasvama see biopsia võetus ja öeldigi, et 2-3 nädala pärast tuleb vastus. Mina olin oma siis Sri Lanka reisil. Ega ma oma reise kunagi ei saanudki väga nagu siis nagu nautist, ma pidin, telefon oli käepärast ju sõnumid, meilid, asjad, ma pidin lihtsalt silma peal hoidma.
vastust oodates siis, jah? Ma pidin tööasjadel silma peal hoidma. Aga need kompuutri vastus, kui sul olid seal... Aga kompuutri vastus tuligi reisi eelviimasel päeval, me olime reisi ühes kihtimas kohas, me leidsime üles, Sri Lanka selle all lõunatipus Mirissas, Sigrid Beachi, mida nagu paljud ei leia või selline väga maaliline koht seal Sigrid Beachil ja siis korra võtsin telefoni, vaatasin, et ega mul tööasju midagi pole, ma ei oodanud seda vastust, on ju. Siis sellise hetkes oli selline järgmine vasarööks. Mis sellele järgnes, kui sa olid ühes oma elu ilusaimas reisisihtkohas, lugesid seda vastust telefonist ilma igasuguse täiendava võib-olla sellise nagu toe või selgituseta, et kui sa proovid tagasi minna sellesse hetket, siis mis su peas toimus või kuidas sa ennast tundsid või mis mõtted su peast läbi käisid või mis siis? Ma mäletan, me istusime seal, see oligi see tühi rand, seal oli üks inglise noorpaar, kes oli veel leidnud ja meie siis väike seltskond 4. Ja ma istusin seal vist mingi 2 või 3 tundi seal kivi otsas ja seda India ookeane seal nii-öelda nagu vaadates, et mõtlesin, et sinna, kus on, sinna antakse vist, kehtib see vana sõla küll, et ma pole ühega veel nii-öelda siin nagu mäele saanud, aga jah, igasugused mõtted käis peast läbi, see vist sealt nagu tuli veel ka, ma sain aru, kuidas see sõnas olid, et ma sain aru, et ta on nagu suht agressiivne, see on mingi lamerakuline, lamerakuline agressiivne vähivorm oli seal ka nii-öelda siis. Muidugi mitte vähk, see on siis see tuumorid ja mul hakkavad need terminid juba millest ära minema. Aga see oligi eelviimane päev koju tagasi. Siin kuidagi igaüks vist mäletab on ju seda hetke, kus sa oled ja... Mul kangestus ka see enda kuidagi elustus uuesti see sama päev, et... Ma tegelikult teadsin ju, tegelikult siis ma teadsin, aga sa loodad ikka, et äkki midagi muud või, et tegelikult ega ma seda reisi nagu ei saanudki väga vabalt nagu võtta, et kogu aeg kummitas midagi. Teised, seal oli troopiline selline palavus, teised olid vahest külma õlut, ma ei igaks juhus julge, et omal külma õlutki lubada. Et teadmata, mis asi täpselt on, et ja. Ja sellel järgnes siis kiirituskeemia, operatsioon, mis kõrivähiga peale hakatakse? Kõrivähile, eks neid variante on seal palju, aga kuna mul vist siirdeid ei olnud kuhugi, siis ta piirdus kiiritusega ja kõrvetati mul siit kõrist nagu välja. Aga siis ta pidi üle vist 5-6 sentimeetrist, need enam ei kiirita, et siis ta pidi olema selles mõttes ikkagi sellises mitte väga suures suuruses on ju? Järelikult, et ta oli nii-öelda kiiritatav, et ta mingit keemia nii-öelda lisa tarvis polnud, et... Jah. Ma mõtlen lihtsalt korra veel selle nagu teekonna lihtsalt ära kirjeldamise mõistes, et kui see kiiritus tehti ära, siis peale seda mingisugust järelravi sul ju kordunud see sealt edasi ju ei ole. Et tänaseks ei ole siin nii-öelda tagasi tulnud, et on järelkontrollid ja... Mul isa õde oli 12 aastat enne mind oli nii-öelda sama kõrivähiga. Ja temal nüüd, ta eelmine aasta nüüd läks teispoolsesse. Mitte küll enam kõrivähk, aga tal kõrivähk tuli ka uuesti tagasi. Okay. Vaata mõned vähitüübid on nagu geneetilised, siin just oli munandivähi saade meil meestega, siis see vist nagu liiga geneetiline just ei ole. Et kas sa tead, kas kõrivähk on pigem selline nagu mööda perekonnaliine liikuv haigus või ta on rohkem elustiili haigus või on sul seda teadmist ka? Ta pidi olema, pigem oli see minu raviarst, kuidas ta ütles, et see on see, jälle see vanadus. Naistel tekitab see HPV või? HPV, jah. Et HPV nii-öelda tüvega nagu
nurk oli just see kõri. Kusjuures see on jumala oluline asi minu meelest märkida, sest mina teadsin ka kogu aeg, et kui minu aasta oli selle HPV sõeluuringuga, siis ma kogu aeg teadsin, et see on seotud emakakaelavähiga. Et selle osas sa käid testimas, aga see, kui paljusid erinevaid vähitüüpe tegelikult võib trigerdada HPV, et see tegelikult on nii oluline ja ei ole üldse ainult naiste teema, sest nüüd on ka see HPV vaktsineerimine on ju tegelikult teema, mida nooruki eas tehakse eeskätt vist poistele, aga tegelikult tüdrukutele minu meelest ka. Et siin võib-olla lihtsalt väike selline teabenurk, et see HPV vastu vaktsineerimine tegelikult on üli hea võimalus. See on praegu ainukene nii-öelda vähivorm, mis on meil vaktsiiniga tegelikult nagu ennetatav on ju. Et isegi minu meelest ka minu selle silmamelanoomil on mingisugune seos selle HPV-ga kuskil tuvastatud, aga ma võin ka täielik udrumudru ajada praegu. Aga okei, HPV ja kõrivähk. Kusjuures minu meelest HPV ongi need kaela ja pea piirkonna vähid on HPV-ga tihtipeale seotud. Arst ütles jah, et 100% ütleme nii-öelda väita ei saa, aga ütles, et suure tõenäosusega selle nii-öelda see raku vormid jälle, mida nad seal nii-öelda siis nagu näevad, et Okay. Kas täiesti loll küsimus siia vahele tõenäoliselt. Kas see kiiritus muutis su häält ka kuidagi? Minu hääl on eluaeg muidugi madal olnud, aga nii palju häält on ta muutnud, et ma siit kõrged nooted, kui ma varem sain võib-olla, kui ma laulsin, sain nagu falseti noote võtta, siis see on täna jah, mul nii-öelda see ülenootus on kadunud, aga ma mõtlen seda, et mina ise olen ka see pikaaegne kiiritusravi patsient siin ja mul on kaela kiiritatud. Aga kuidas sa tunned praegu, kas sul nagu annab sul mingit moodi praegu tunda või? Praegult ei saa, ütleme, mul oli pikka aega oli see kuivus oli siin suukuivus, et ma pidin väga pikalt oli ikka veeklaas pidi öösul olema öökapi peal, et iga tunni pahe tagant nagu lausat juua, aga see on nüüd, ütleme selline nüüd praktiliselt taastunud võib öelda. Aga praegu sa oled siis nii selle nii PSA kui siis ka selle kõrivähi mõistes mõlemal juhul jälgimisel ja et nüüd ma käin, ütleme nii-öelda kõrivähi puhul ma praegu ma hakkasin mõtlema, et ma oleks pidanud vist see aasta nüüd suvel või sügise algul ära käima selle, kord aastas olen nüüd nagu jälgimisel. Et PSA-d kui ma seal arsti juures käin, siis perearstikeskus, nad ise juba seal muude asjade kõrvalt teevad PSA ka ära. Nii et sa jätsid vahele oma suvise kontrolli? Mul on praegult jah, üks kontroll vahele. Nii, lepime nüüd kokku siin kõigi kuulajate vaatajate silmade all, et Ivar nüüd paneb selle aja ja läheb käib kontrollis ära. Tuleb minna, doktor Kudu äkki ootab mind juba. Sest see on täiesti napakas jälle. Ma ju käisin hiljuti naharstil sünnimärke kontrollimas. Mul on saatekiri. Mul on vaja eemaldada mingi 3-4 sünnimärki. Mul on silmamelanoom. Ehk siis nad ei ole küll otseselt teadolevalt seotud, ütles mu arst, aga mul on reaalselt mingi 3-4 sünnimärki, mis on vaja eemaldada. Ja sa ei jõua sinna kuidagi? Ja ma ei suuda panna seda aega. Mul on vaja lihtsalt panna aeg, mul on saatekiri kõik olemas, vali nagu see aeg ja pane lihtsalt kirja ja nagu kuidas me lükkame tegelikult edasi mingisuguseid asju, sest jälle see nagu igapäeva elu tuleb peale, et ma võin siin suga, teeme vastu pakti kohe, et ma panen enda nüüd selle sünnimärgi kirurgi aja ka paika ja lähme käime ära. Mis sul on? Kus sa minema pead? Vist ei peagi hetkel kuhugi. Minul on see... Mehele panid sünnimärgi kontrolli? Ei pand. Sina pead selle ära. Ma panen selle ära siis. Olgu, teeme diil. Nüüd on aus. Kõigil on midagi. Ja, aga tol hetkel, kui me otsisime nii-öelda siis neid meesterahvaid Onkofestile rääkima, siis tuligi sinu nii-öelda see väga aus jagamine välja, sa läksid kogemusnõustajaks õppima ja sa algatasid ka sellise liikumise nagu Ole meheks. Just. Et kunas see või kus sul see selline sisemine jõud tekkis, et räägi sellest teekonnast natuke, et kus ma tean, et sa oled igale poole ustele koputanud ja tahtnud kuskil nii-öelda oma seda sellist oma teadmiste ressurssi ja võib-olla sellist häält ja olemas olla ka nii-öelda siis teistele meestele.
eks ma jah, ütleme nii-öelda võib-olla etteruttavalt, et kui ma olin ju töölt ära tulnud ja olin nii-öelda nagu siis vaba mees ja üks selline väljund, kui Töötukassa pakkus, et noh, see teemad, et lähed äkki õpid kogemusnõustajaks, saad siin, ütleme, oma kogemust jagada ja mingit tegevust ja noh, Töötukassa konsultant arvas, et äkki ka sa teenid kopika leivaraha on ju sellega. Ja nii ma sinna kogemusnõustamise, ma läksin sinna isegi võib-olla alguses võib-olla pika ammaga, mõtlesin, noh, mis nõustajad. Nõustajad on minu arust ikka, noh, Tartu Ülikool lõpetan seal 5 aastat õppinud, ma ei tea, psühholoogid või, et kust ma nüüd lähen, aga noh, mõtlesin ju aeg on hea sisustada, Töötukassal veel finantseeris seda, aga juba esimene päev, kui me seal nii-öelda selle seltskonnaga nagu maha istume ja oma lood ära rääkisime, mõtlesin, et jess, täitsa õige koht. Jumal tänatud, et ma nii-öelda vastu ei punninud. Ja seal see kestis kuskil 4 kuud ja mis me seal käisime siis 2 korda nagu nädalas. Ja eks see teadmine seal nii-öelda järjest nagu süvenes, et see teema kui selline, ütleme, noh, ka sealsed inimesed, ütleme siis need õpingukaaslased, noh, igaühel oma lugu, aga noh, minu lugu kuuldes ja need mõttekäiku, et muidugi, et noh, see on nii oluline, ütleme, eriti mehi nagu teavitada on ju. Sest noh, sinnamaani ma teadsin oma meessoost, ütleme nii-öelda paari tuttavat, kaasa arvatud Tarmo Leenadamm, kes jäid hiljaks sinna jõudmisega. Ja mõtlesin, et kui ma juba 1 või 2 meest suudan, ütleme, õigel ajal kuskile nagu jaole saada, et on juba, ma arvan, juba selline sellel ütleme, kas või selle koolitusel või juba mingi mõte ja point. Ja siis koolitus läbi, mõtlesin, et kuidas ma nüüd see rakendama, kuidas ma ennast nagu reklaamima hakkan, et noh, kuidas üldse inimesed minu jõudma nagu tulema hakkavad. Noh, mõtlesin, et tuleb teha mingisugune omale, kas siis kodulehekülg Facebookis, aga noh, mis nime anda selle, et mis ma olen, et lihtsalt kogemusnõustaja Ivar on ju neid kogemusnõustajad tol hetkel Ivareid või Mallesid või Pireteid oli kindlasti juba palju, et ja hea sõber Eero Raun on selle üleskutse tegelikult nii-öelda selle lapse nime autor on, Ristisa on Ole meheks, et kui me natuke istusime, mõtlesime, et mis võiks olla selle nagu kampaania üleskutse nagu nimi, et Ole meheks kõnas selline. Aga mis sellest sai, mis sellest tänaseks on saanud või? No ma arvan, et on täna siis varjusurmas äkki. No, ma aasta otsa, ütleme, selle üksinda vaata, oleks teie on tol hetkel kuskil seal kõrval või pildis, et ma ei osanud kedagi kaasata, vaat see ongi see, et tegelikult inimeste kaasamine selline, noh, sealt tekib see sünergia. Ma pusisin ja üritasin üksi jaurata sealt nagu läbi murda, aga et ühel hetkel vist jah, selline jaks ei otsa, aga ma tean vähemalt seda, et oma mul Facebooki, ainuüksi Facebooki tutvusringkonnast 4-5 meest jõudsid vähemalt õigel ajal. Siis on eesmärk täidetud. Arsti juurde, et seesama eesnäärme vähi siis nii-öelda nagu varase staadiumis, et noh, ma tean, kes on nagu tagasisidet antud. Noh, võib-olla need on veel rohkem, et noh, Eesti mees ju ei kipu nagu väga rääkima, eriti kui sellised. Aga kui sa ka selles kogemusnõustaja rollis oled siin ikkagi saanud ju olla, et mõned mehed on sinuni ju ikkagi ka jõudnud, et kas pigem see on mingisugune teatud, ma ei tea, mehe tüüp, mingi olukord, kuhu nad on jõudnud, naine saatis, et kuidas täna üldse mehed jõuavad kogemusnõustajani näiteks, et ega nad, ütleme, ei kipugi väga ka jõudma. Et pigem on, ütleme, see tagasiside on minu naistuttavad ja ütleme, et jube kihvt, et see on vägev, et see on õige asi, mis sa ajad, et noh, anna nagu tuld on ju. Ega ma ei ole kuulnud ühegi mehe vist, kui ma ütlen, võib-olla mõne üksiku,
kes ütleb, et vägev, et noh, see on nagu õige asi, mis sa teed, et pigem on naised need, kes ja ütleme, need enamus minu nii-öelda siis nõustamispatsiente, kes on minuni jõudnud, ütleme 75% tuleb siis kas läbi naiste või läbi tütarde või ütleme, kes on see siis nagu see kättpidi nagu kohaltooja või utsitaja siis kodust on ju. Et naised hakkavad uurima kõigepealt, et noh, leidis saada selle info on ju. Ja siis noh, ma tean paljud, kas või seal Onkofestil oli jälle ma, noh, vahet pole, et tal on, kas ta oli mingi lähituttav, kas naabri või naabrimees, et võttis mu kontakti on ju, et ma utsitan, et ta kindlasti helistab on ju. Ja tegelikult Onkofestil minu jaoks isegi oli üllatavalt palju mehi tegelikult kohal. Ja isegi neid, kes oli tulnud täiesti üksi ise ja see oli minu jaoks ka ja mitte noored isegi väga sellises, ütleme meie vanuses, vaid oli ka vanemaid. Et tegelikult noh, mulle tundubki see, et noh, sellest on jälle nagu vähe juttu ja nagu sa ütled ka, on ju, et ise neid inimesi leida, kuhu kuuluda, kelle koos teha, et noh, vahimehed meil on, Eesnäärme vahipatsientide liit on ju ka toimetavad ja ikkagi võtavad siin ka järjest julgemalt ette ja just pika ajalooga organisatsioon, aga noh, see on nagu üks vähivorm, aga mehed on ju väga erinevate diagnoosidega, et meil alles hiljuti ju nüüd toimus ka see esimene meeste kogemusring, et Ivar, sa osalesid seal ka, et mehi küll ei olnud suurt massi kohal on ju, aga jutu saite jooksma või kuidas tundub, et on potentsiaali, et võiks neid kogemusringe veel teha? Jutu saime jooksja, meid just väga palju polnud, aga seda, ütleme seda rohkem, mõnes mõttes oli ta ju head, et me saime natukene, ütleme siis intiimsemalt ja rohkem võib-olla rohkem süvend, et ei läinud väga pealispindselt, et kui meid oleks seal võib-olla 25 tükki on, siis oleks noh, eks see oleks ka see jutu formaat ja teemad võib-olla natuke võib-olla noh, koordineerijad võib-olla juhtid nii, et oleks informatiivne olnud, aga eile see nagu toimus ja väga põnevad lood ja sellised noh, jällegi endale ütleme silmi avardavad ja mõnedki kasulikud mõtted ja nipid, ütleme noh, mismoodi mingid märgid, mis tulevad, et kas või tuttavatele ütleme nii-öelda jagada või. Kui me räägime ka sellest kogemusnõustamisest, noh siis see on kindlasti meie järgmise aasta üks väljavaateid ju ka, et me oleme pikalt jälle siin omavahel arutanud ja mõelnud, et miks need kogemusnõustajad ikkagi ei leia rakendust ja vaata kui sa pead ikkagi ise nii väga pusima, et kuidagi jõuda inimesteni või et keegi sind üldse üles leiaks, et ei ole nagu mingit andmebaasi või mingisugust kohta, kuhu pöörduda, et ja ka vähivaldkonnas siis tegelikult on neid kogemusnõustajaid nüüd üle ära palju ka ei ole. Väga palju, ja neid, kes tegelikult ka ise võib-olla vaimselt on selles olukorras, kus nad on ka noh, valmis päriselt seda tuge pakkuma või suuteliselt seda tuge pakkuma, et kindlasti Ivar sulle siin uuel aastal rakendust leiame, et meil plaan küpseb. Ma tean ise, ütleme, et noh, kas või ütleme, et kui ma selle Eesnäärme teemaga ma ju lõpuks ja siis kui ta mul kui sa eskaleerus ja ma pidin suht kiirelt minema opile, et tegelikult noh, nii-öelda küsimusi oli palju, ütleme, ja noh, meditsiin meil on täna, ütleme, nagu tipptasemel. No ma arvan, tase on võib-olla nii-öelda enam sama, mis on kuskil, ma ei tea, Londonis, New Yorgis, aga jah, kahjuks meditsiin jõuab vist tegeleda ainult tagajärjedega, ehk siis ta likvideerib selle nii-öelda pahalase, selle olukorra, aga ta ei suuda, ütleme jah, patsientidele täna, ütleme, pakkuda sellist, noh, kas või, mul ongi võib-olla kümneid küsimusi, ütleme, aga noh, arstil ei ole lihtsalt füüsilist aega, et sinu küsimustele vastata ja ma arvan, siin ongi see koht, ütleme, see oli nii ennem operatsiooni kui peale operatsiooni. Ütleme, need mehed, kes täna minuni jõudnud, ütlevad, et nii mõnedki kasulikud nipid, mida võiks või peaks sealt, ütleme, sealt haiglast saama täna, aga noh, see ongi arvatavasti selline süsteem on, et noh, arsti ei jõua ega saagi. Ei oska küsida ka alguses tegelikult. Inimest ei oska küsida, et kui minu käest kuulsid, et kas või mingid seal harjutusi, ütleme, et sa saad oma uriinipidamise, ütleme, nii-öelda, noh, see on nii elementaarne, et minule see anti, ütleme, aga tänapäeval nii-öelda mõni saab sealt mingid vihjed,
noh, seal on ette nähtud sul ka see füsioterapeut, kellega sa pead vähemalt 2-3 korda oma nii-öelda need harjutused rutiinid läbi tegema, et sa aru saad, mis sa tegema pead, et kui sulle antakse kätte isegi see brošüür, siis noh, sa loed, ega sa ei tea, mismoodi seal. See annab mulle jälle nagu seda, veel kord kinnitust sellele, et lõpuks me ei saagi kõike sellelt arstilt on ju eeldada, et see on minu meelest nii nagu ilus ressurss, kus tegelikult ongi, on need siis kogemusnõustajad, teised patsiendid, kogukond, et tegelikult see on väga okei, kui see tugi tulebki, aga ta tuleb süsteemselt ja läbi mõeldult, just ka läbi patsiendiorganisatsioonide ja kogemusnõustamise mingites teemades on ju, et mulle nii väga meeldis Katri Aasel-Tepandi ütles seda meie, kui me olime Paljumi sündmusel kevadel, siis tema ütles seda, et tegelikult kogukond ja seesama kogemusnõustamine on üks väga oluline palliatiivi osa. Täpselt. Et me peaksimegi nagu hakkama kuidagi nagu niimoodi oma tunded rohkem laiali ajama ja mõtlema seda nagu niipidi. Sest see on ju tõesti jälle tõenduspõhine info, Täpselt. et see, mis on siis peer-to-peer support patsiendile. No ja põhimõtteliselt kogemuspõhine tugi on täiesti ju ravi osa, mitte lihtsalt mingisugune tore jututuba või mingi lisategevus, vaid tegelikult. Aga Ivar, sa rääkisid sellest, kuidas sa leidsid selle tee sinna kogemusnõustamisse, on ju? Ehk siis peale seda, kui sa olid oma väga pikaaegselt, ma tean natuke seda taustalugu, töökohalt tegelikult nagu lahkunud, et me teeme kõik seda, et see elu vähiga, see on täiesti elu muutev kriis. Et räägi nüüd natuke seda teekonda, et kus siis jõudis, või kuidas sa jõudsid sinna maale, et lõpetada ära nii-öelda oma see endine töö või kuidas üldse, see vaimne olukord, et kuidas sa nagu nii sellised radikaalsed muudatused oma elus ära tegid? See samas, ütleme, ma teadsin seda varemalt või ma sain nagu ise aru varemalt, aga ka eilsel seal meil meetupil oli teemaks, et need erinevad olid need mõttekäigud, et mis on see vähi, ütleme, et me kõigil on väidetavalt olemas vähialgad või vähirakud, ütleme. Aga nüüd, mis saab sellest katalüsaatoriks või käivitajaks need vähirakkudele, kellel on mingid seal eluviisid, ütleme, ebatervislikud söömised, aga me olime kõik vist ühel meelel, et stress ja see vist on isegi teaduslikult tõestatud, et stress on üks võimsamaid nii-öelda vähiraku käivitajad, et pidev stressi, ütleme, mingit stressi me kogeme ju kõik elu jooksul, ega me päris stressita ei saa, aga selge on see, et pikemat aega pidevalt, ütleme, mingi stressirohket, kas siis tööd või mis iganes, ütleme siis eluvaldkonnast sul, see stress tuleb, et inimene ei ole nagu Aga mis sul su töö siis oli, mis see dünaamik oli või mis see töö iseloom oli siis varasemalt? Ma olin 20 aastat, olin Eesti ühe siis suurima pakendihulgimüügifirma nii-öelda müügidirektor. Et oli töö ise oli selline 24/7 stressirohke, pluss olid sellised nii-öelda nagu inimlikud taustasuhted, mis olid mitte kõige nagu tervemad. Kui raskelt see tuli, see otsus, et kui ma ka tegin kevadel selle otsuse, et ma tulen väga tasuvalt palgatöölt ära, keeran selja kõigele sellele, mis, ma ei tea, karjääri väljavaated veel potentsiaalselt ja nagu kõik see, kuidas sa oled harjunud opereerima, et sellest kõigest nagu eemalduda, et see tegelikult, ma arvan, on olnud üks nagu kõige raskemaid samme üldse kogu selle teekonna jooksul, kui ma mõtlen just sellest nagu elu kontekstis, et tõesti võtta julgus kokku ja tulla päriselt töölt ära ja otsida seda muud tähendust või elustiili ja eluviisi ja eneseväljendust, mis mulle päriselt annab, mitte ainult ei võta. Kuigi samas ma ei saa öelda, et see ainult võttis, sest ma ju väga nautisin oma tööd, aga lihtsalt mitte liiga jätkusuutlikult. Ma olin, ütleme, teadmata oli see nüüd 15, 16, 18 aastat, aga mul oli see kuklas tegelikult tiksus kogu aeg, et kas, ma mõtlesin, et kas närvid või raha. Ja iga selline mõttekäik sai, et ma ei saa, mul on liisingud, värgid, et
see rahavoog ei saa ju nüüd katkeda või oluliselt väheneda ja mul oli, ütleme selles mõttes oli rahaline motivatsionisüsteem oli suht hästi ja kindlalt paigas. Nii et kõik need aastad jäi, ütleme siis, peale kas närvid või raha, ütleme tagantjärgi teame, et oli küsimus, kas tervis või raha. Et jäi peale nagu raha. Ja ma olin peale siis teist operatsioonis oli 2-3 päeva hiljem, minu oma raviarst oli kuskil, ma ei tea, kas mingi õppustel või komandeeringus igast seda polnud ja võttis vastu mind persis üks selline 60-ndas naisarst, kes oli, lähes minu lugu, küsis, et Ivar, et mulle hakkas sinu teema kuidagi nagu huvitama, et ma tahaks nagu kohe nagu pikemalt rääkida. See oli juba teist korda meil siin majas on ja et mul kell 4 lõpeb tööpäev, et oleks nõus tulema, et peale tööpäevad ma tahaks päris vestelda. Ma ütlesin, mis mul saab tarkade inimest vastu juttu on olla, et ma vahin nagu nii lakkasin ja igavlen, et tulen hea meelega, kes lobisen. Ja sinna ma jõudsin ja tema oli ka Tartu Ülikooli haridusega, ta oli uroloog. Lisaks oli ta õppinud Hiina meditsiini, mingi Tibeti ja sellist ja siis ta küsib mu käest, et vaatab minu lugu ja siis me räägime sellest, küsib, et kas sa nagu esimest korrast ei saanud aru, mis su keha sul ütles või? Et siis ma ikka ütlen, et nagu öeldakse, et targad õpivad teiste vigadest. Et mina olen see kõige ehtsam nagu rolli inimese näide, kes iseenda esimesest veast ka ei õppinud, et nagu öeldakse, keha on meil kõige targem, annab meile ju signaal, et ja mis iganes, ütleme nii-öelda nüüd, ega ma tulin tagasi sealt, ma mäletan sealt tema vastuvõtud, me üks paar tundi vist lõpuks lobisime minu haigustest kõigist sellest ja maast ilmast. Jõudsin tagasi palatisse ja mul ja praktiliselt ütleme seal loetud minutite või sekundid jooksul oli kõne ülemuselt. Ja ma ütlesin, et teeme nüüd niimoodi, et teeme koondamise ja lähme nagu sõbralikult lahku lihtsalt. Ma nägin läbi telefoni, pilti nägemata kergendust või et ja see oli nagu, ma arvan, see oli nagu ühest küljest nagu mõlemale selline moraalne kinnitus, et selline see pinge või see sein, see nagu langes ja ma ütleks, et selline koorem, ütleme selline raskustekk sai nagu võlgadelt maha nagu ühe hetkega. Ja läks füüsiliselt kohe kergemaks, on ju. Ma mäletan ka seda tunnet, et kui lõpuks see otsus oli vastu võetud ja lõpuks oli ära räägitud ka oma juhiga ja ta võttis selle ka nagu väga mõistvalt vastu ja nagu kuidagi nii palju mõtlesid mina mõtlesin enda peas mingisuguseid nagu lugusid sinna veel juurde, et issand, et ma vean kedagi nüüd alt või et et ma olen nüüd pool aastat olnud juba haiguslehel, et nad on ikkagi arvestanud, et ma tulen tagasi ja nii edasi või mõtled enda jaoks selle kõik nagu nii palju keerulisemaks, et aga tegelikult inimesed olid nii toetavad, valmis igati aitama, et aga lihtsalt selle otsuse tegemine oli raske. Oli hästi keeruline, sest et olin just nagu saanud oma meeskonna sellisele väga ägedale nagu muutuste ja tõusuteele. Covid oli ju väga äge aeg tegelikult, mis meeskondi veel omakorda liitis, et jah, aga kui sa saadki teada, et sul on opereerimatud metastaasid, siis see elu ikkagi läheb teistmoodi. Et jälle vaata, ei. Aga sa ütlesid, nagu raskustekk tuli õlgadelt maha. Mis su elus on muutunud veel või kui sa mõtledki nüüd, et okei, see esimene kord, teine kord, siis ma saan aru, et ka selle eesnäärmevähiga ikkagi 4 aasta pärast midagi hakkas toimuma. No see oligi, ütleme, see minu siis nii-öelda otsus tuligi peale eesnäärme opi, et ma pidin minema nagu opile sellega, et kuna see PSA nüüd läks nagu kuidagi järsku aktiivseks. Kuu ajaga oli PSA tõus selline, et minu raviarst ütles, et ta ei ole esimene ütles, et siin on mingisugune laboriviga, et saatis mind nii-öelda kordus nagu analüüsile. Ütles, et ei ole tema näinud. Ma läksin oma siis nii-öelda teise arsti arvamusele, kes sama ütles, et ta ei ole nii järsku kuu ajaga, ütleme PSA nagu tõusu
varasemalt näinud, et ja see tõus järjeski, ütleme selline, seal töö juures nagu eskaleerusid närvipinged. Et ma näengi, et see oli otsene seos, ütleme ja aga kui lõpuks oligi, see oli üks väga suur muutus, mis sa tegid, kuidas su elu üldse, tihti küsitakse seda või ma tunnen vahel isegi natukene, kuidas see siis on, mul ei tule see sõna nüüd, mitte idealiseeritakse, vaid kuidagi nagu müstifitseeritakse seda vähihaiget ka selles osas, et ta on oma selle diagnoosi saanud ja nüüd ta elab mingit täiesti nagu mingi teistsugust elu ja ta vaatabki elule täiesti teise pilguga ja hästi palju, nagu ma tunnen ise, on nagu minu maailmavaates ja filosoofis ja kõiges ka muutunud, aga nagu ma ei saaks öelda, et ma nüüd suudan kõiki asju nagu täiesti teisiti näha ja elada mingisugust ideaalset elu, et see nagu päris nii mustvalge ei ole, aga see elutunnetus ikkagi päris palju muutub, kui sa oled selle kogemuse pidanud läbi tegema, et mis nagu see Ivar, kes oli enne diagnoosi, me teame, et peale seda diagnoosi inimene ei ole enam päris seesama, et kui suur on see vahe seal või mis sul sellises elufilosoofias või elustiilis või õiges üldse on muutunud ja kas üldse? Minu selline üks mõte või mis ma tol hetkel nagu endale lubasin, et ma teen edaspidi elus neid asju, mis nagu silma särama panevad mingi. Ja ma olen seda nagu endale, seda lubadust nagu siiamaani suutnud pidada, et minu ütleme elu kvaliteet siis ütleme nii-öelda siis finantsvõimekus on kordades kehvem. Aga selline hingerahu, ütleme nii-öelda, ma olin kuulnud ka ise, ütleme neid nagu väiteid tegelikult varasemas elus, aga mis mõttes, et kuidas, see on selline sõnakõlks või inimest nagu ütled suusoojaks või enda õigustuseks või. Aga ma pean ütlema, et mulle meeldis, kes see meie nagu rikkuritest oli, ütles, et kui sul on 500 euro kuus, siis tuleks, sa tuled otsa kokku. Kui sul on 5000 eurot, sa tuled otsa täpselt kokku. Kui su kuus sissetulek on 50 000 eurot, sa tuled täpselt samamoodi otsa keeli kokku. Nii et nii ta elus on tegelikult vist tihti peale. Nii et mis iganes see number on, ütleme see hingerahu on või see ütleme, kus ma ütlen, ma olen täna, ma arvan, ütleme nii-öelda õnnelikum või nii-öelda paremas kohas, paremas enestundes kui eales varem on ju. Võib-olla noorusajad kuskil, võib-olla keskkooliajad ja üliõpilasmalevad ajad olid samad muretud kui täna on ju. Aga kogu selline võib-olla ka elufilosoofia või üleüldse see meie eksistents siin, kus me parasjagu oleme ja kõik need elu ja surma ja spirituaalsuse teemad, et kui spirituaalne või ratsionaalne mees sa oled läbi elu olnud etappides? Ma olin enamus elust olin ikka selline korralik, nagu öeldakse, uskumatu Toomas. Spirituaalsus oli selline 0,0. Et kõiki, mida käega ei saanud katsuda või silmaga näha polnud, see oli ju nii-öelda siis, see oli olemata, jah. Aga kas siis oli, kas kuidagi selle diagnoosiga või mingisuguse kogemusega või ajapikku või sinu jutust järeldades, et see enam päris nii vist ei ole, et kuidas see muutunud on või mis on muutunud? Ütleme nii, et eks ma olin selles, ma siin olin ka maininud, et ma oma 4 aasta jooksul, mis on inimese elus kõige stressirohkemad nii-öelda elu, kui sa öelda, et elujuhtumid. Selle me käisime kogemusnõustamise koolituse psühholoogia baaskursuse läbi. On ju lähedase inimese kaotus, on raske haigus, on töökoha kaotus, vahetus ja on elukaaslase. Ja minul olid 4 aasta jooksul kõik need 4 esikoha nii-öelda siis stressi tekitavat sündmust olid koos ja 2 tükki olid veel tuublis. Ma matsin 2 vanemat ja siis 2 vähiprotsessi. Nii et eks ma olin üsna nii-öelda, üsna nagu lõhki ja katki kõigest sellest,
ei saa eitada, et olid ka kõige mustsemad stsenaariumid olid nii-öelda käisid laual. peast läbi. Aga kuidas sa sealt välja tulid või mis sind aitas siiski mõistusele jääda selle kõige juures? Mu tütar ja õde saatsid mind siis minu selliseks 55 sünnipäev äkki või. Tulid sünnipäevale ja oli kaart ja taga oli siis selline palju õnne, Ivar, ja siin on sul 3 massaažiseanssi. Ja see oli telefonumber ja inimese nimi ja ma mõtlen ka, et huvitavat, et massaaž, et jah, et kiigid hobuse või vaata, et mõtlesin, ju siis tütar või õde näevad, et vennasel või papal on turjad või kanged, on tarvis läbi mudida. Nii et nüüd etteruttavalt öeldes, kui ma oleks teadnud, kuhu nad mind saatsid, ma poleks sinna arvatavasti läinud või oleks mingi raudse eesriid endale nii-öelda kilbi ümber ehitanud ja käinud siis vaatanud ära. Aga jah, ma siis sattusin, ütleme nii-öelda siis oma lähedaste tahtel. Ma nüüd päris täpselt selle inimese nii-öelda sellist, on täna holistika koolid, see on, tema ei teinud, ütleme sellist holistilist vist klassikalist rännakut ja ei teinud ka konstellatsiooni. Nii palju, kui ma tean, et konstellatsioonid on ka mingid grupi konstellatsioonid asjad seal. Tema teeb sellist nagu individuaalselt mingi segu holistilise rännaku ja konstellatsiooni vist mingi sellist nagu praktikat temaatikat. Ja ma võin öelda, et selline hingerahu tuli esimese päevaga, et uskumatu Toomas, nagu mina sinna läksin, on ju. See rahu, mis tuli ja see, mis juhtus järgmine 24 tunni jooksul, mis ma oma elus nagu teada sain, et nagu ma ütlesin, et 1 asi on juhus, 2 asi sündmust on juhus, lühiajasul 3. Aga kui need oli 10 sündmust jada ja mu elu vundament, ütleme, nihkus paika ja küsimused, mis olid elu jaoks tekkinud, said vastused. Nagu mosaiik, nagu pusle läks kokku, et selline, ütleme, sellest hetkest tuli selline natuke, kus ma ütlen, eluaim ja eluisu ja tulid nagu tagasi. Aga see oligi siis kohe nii kui eesti keeles sõna holistiline on ju ja kõik see paneb juba mingisugustel inimestel kuklakarvad turri on ju, kuigi tegelikult holistiline tähendab sellist terviklikku käsitlust on ju, et ka holistiline vaade tervishoius patsiendile tegelikult tähendab seda, et me vaatleme inimest kui tervikut, et konstellatsioon on ka täiesti loogiline arusaadav meetod ja kõik need sisemise lapse praktikad ja asjad, et sind siis viidi tagasi lapsepõlve väikese Ivari juurde või oligi see, et lihtsalt keegi pani käed peale ja kõik loksus paika või nagu mis see siis nagu endast kujutas, et ma tegin jah, nii-öelda läbi holistilise rännaku, et mul väidetavalt oli siis nii-öelda nagu naisenergia on terve elu maas olnud ja ma olen, ütleme siis nii-öelda see energia kaotus või ütleme, et nagu see inimene ütles, et ma ei usaldanud naisi. Et ma vaatasin naistest terve elu nagu üle, et ütles kohe, et sul on nagu päris palju elukaaslasi olnud. Ja, tõsi, mul on 3 pikaaegset elukaaslased, pikaaegset 10 aastast suhet enam täpselt. Aga jah, väideta, et mu naisenergia oli nullis ja ma kaotsin usalduse, ta nägi seda isegi aega ja ma panin asjad kokku, kui mind laste sõime viidi ja tänapäeval on ju lapsed viiakse sõime või kuskil lasteaeda, emad on koos nendega seal mitmed päevi, siis jäetakse tunniks paariks võib-olla alles nädala pärast üksinda on ju. Tolle ajal visati see põnn sinna potsti kuskile nii-öelda lasteaeda maha, ma mäletan seda päeva 6-aastase poisi, 6-kuuse poisikesena. Olime ema elas palju rääkinud, ema ütles, et sa ei saa seda mäletada. Tolle olid need nõukaaegsed kollased laste need voodid, kus olid punutud need paetega need küljed, et see lahkuv ema läbi nende nii-öelda ruudukeste seal ja arvatavasti ma kuskil siis käputasin sinna mingi trepp, üks puutrepp, mingi see puutrepp on mul, oli terve elu on silme ees, on see, tolle hetkel tundus,
terve suure igaviku ja või suure tühimikuna või meeled suured on ju. Ma sattusin kunagi keskkooli lõpupoole, tuttavad kolisid oma uude nii-öelda nagu elupaika üürikorterisse. Käisime soolapäeva peol, üles minnes sa ju ei vaata, kui ma hakkasin tagasi tulema, sealt soolapeolt õhtul hakkasin alla minema. See, et ei või olla. See on sama pilt, sama trepp, mida ma olen nagu terve elu näinud, ütleme. Järgmine hommik, ema alas, käisin ema juures, küsin, et kus see lastesõim oli. Võta võtta see sama aja. Järelikult sama trepp ja teisel korrusel oli see lastesõim. Et järelikult ma sealt läbi selle, ma ise tagantjärgi asju kokku pannud, ma see läbi võreda nägin, kui ema sinna auku, sinna sealt ära läks on ju. Kuidagi ma sinna vist roomasin või käputasin sinna see lapse pilgu läbi see suur sügavik, kus see ema kodus on ju. Mis sa tegid selle oma väikse lapsega? Kui sa nüüd nägid ma pidin ta sülle võtma, see inimene mind juhendas, mis ma teen, et see oli nii crazy kogemus, et ma olin sinnamaani olnud ju joonelt, ma olin see uskmatu Toomas. Et ma ennast pidevalt nagu läbisin, aga samas oli nii crazy, nii põnev, et ma mängisin seal kaasa ka, et ma ju võtsin selle väikse Ivari sülle ja me rahusin ta maha seal. Käisime tutvustasime nii-öelda teda seal laste kaaslastele. Ma nägin inimest seal, keda ma tean, kes oli minu kodukohas Pärnu Jaakupis, oli laste kasvataja. Kas ta minu sõime kasvataja oli, mul pole enam kellegelt küsida, ta on ise surnud ja on ema, ütleme, sellest inimest, kelle käest ma küsida, et väga võimalik oli, et see inimene tuli sealt mul selles nii-öelda siis rännakus. Ühe inimese ette, kellel ma väikest Ivarit seal tutvustasin ja see väike Ivar, kui ma läksin, kui Tiina oli see inimene, kes mind sinna viis on ju rännakule, et kui ma läksin, see väike mees röökis seal nii-öelda reformmoodis. Ära tulin, jäi ta siin rahulikult nii-öelda istuma ja vaatama ja et see oli enamus sõbrad, ma oleks ise ütlenud ka, et poiss ära peale võtta, aga jah, ma väga soovitan sellist Stefani Stahl on üks kliiniline psühholoog ja ongi sisemine laps, vist ongi see sama raamatu pealkiri. Aga mina olen ka teinud analoogset asja nagu sina. Ja see sama Stefani Stahl tegelikult räägib ka ära selle sama, et tema nagu ütleb siis, et see varju laps ja väikese laps, ehk siis see varjulaps on siis, kuhu ongi kogunenud kõik need sinu sellised frustreerivad läbi elamata tunded lapsepõlvest saadik. Sul on kõik seal, kellel mida on, hülgamist, pettumust, viha, kõike. Ja teine on siis sama päikese laps, kes siis ongi see elurõõmus, nautleja, loov, aga me täiskasvanuna ei teadusta nagu seda, et kui me ei ole seda varju lapse poole pöördunud ja teda nagu hoidma õppinud, siis tegelikult meil kõigil, ma täiesti kindel, meil kõigil on midagi, kus on see laps jäänud nii-öelda hätta, siis see päikese laps ei saa ka avarduda. Ehk siis meie elurõõm on otseses seoses selle sama varju lapsega. Ja kui sa hakkad seda varju last nagu hoidma, siis tegelikult see elu janu kasvab ja tegelikult see mingi hetk saabki meie nendes elu suurtes eksistentsiaalsetes kriisides väga võtmetähtsa rolli. Et ühesõnaga ma paneks siia selle võib-olla enda selle sama kogemusega juurde, sest ma nii huviga praegu kuulasin seda sinu kogemust ka, sest me oleme siin sellest Sandrast rääkinud ja Sandra on meil ka saates käinud, et kui me eelmisel aastal tegime esimest korda Sandraga seda sisemise lapse praktikat läbi ja me tegime seda täiesti ju niimoodi, et mina olin omas kodus, istusin kuskil diivani peal, kõik meie kohtumised temaga olid ka veebiteel ja tema on neurosomaatiline coach. Aga see praktika on üks, vahet ei ole lõpuks on ju, et tegelikult sind viiakse tagasi selle mingisugusesse situatsiooni, mille sa ise ju tegelikult valid endale ette kujutad on ju, ja tema lihtsalt juhendab sind sellest olukorrast läbi
ja noh, mul ei olnud ka nagu mitte mingisuguseid ootuseid sellele, et noh, ma istun praegu siin, on ju, ta on kuskil veebis, on ju, et kui ma oleks kuskil mingis, ma kujutasin ette, et see on nagu mingi ekstra mingi zen-keskkond, kus ma pean olema ja siis sind viiaks kuskile transsi või noh, mis iganes. Et aga tegelikult kui lihtsalt need mingisugused mälupildid või need hetked nagu ise tulid üles, et kus see valukeha tegelikult on ja täpselt see, et kuidas sa siis lähed ja näitad, et sul tegelikult on nagu turvaline ja kõik on hästi ja see oli ka, ma olen tõesti nõus, nagu täiesti sürreaalne kogemus ja ma arvan, et tegelikult noh, et seda ma tegelikult peaksin sellega veel tegelema. Ma arvan, et see ongi tegelikult mingil määral selline, millega tegelemine tegelikult jääbki. Et see on selline järjepidev iseenda hoid, sest ega see väike laps, ta ei kao sul mitte kuskile seest, aga ta saab tunda ennast järjest turvalisemalt, aga aeg-ajalt tuleb ikkagi nagu midagi esile. Et aga lihtsalt nüüd on see, et nüüd sa oled ise teadlikum, sa saad aru, kust mingid asjad on pärit ja sa hoiad iseenda seda osa oskad hoida, sest sa nüüd saad aru, et ma saan iseendale seda kõike seda armastust pakkuda. Ja mis minu puhul on ka see, et noh, mis hästi lihtne on ju süüdistada mingeid oma vanemaid või noh, kellel mis iganes meil siis siin selja taga on ju, pagasis. Aga ühe imelise praktika käigus tegelikult sõelusime selle läbi, et kuidas tegelikult nagu ka andestada või kas just ainult ka andestada, vaid üldse nagu mõista, et anna mõttes nendele inimestele, mida nad tol hetkel nagu vajasid. Ja tegelikult siis sa saadki aru, kui kroonilises armastuse puuduses me üldse nagu inimestena eksistentsiaalselt tegelikult nagu elame. Nii meie vanemad kui ka sealt veel ettepoole meie ühiskond on ju. Ja kus me ajalooliselt tegelikult ka ju tuleme on ju, et tegelikult see ei ole ju normaalne, kui sa ütled, et mina läksin hästi varakult sõima on ju. Aga lihtsalt tol hetkel ju elu oligi selline. Elu oligi selline, täpselt. Tol ajal ju vanematel oligi just kas mingi 5 või 6 kuud oli pool aastat olist maksimumis või kodus olla ja sul polnudki varianti, sa peid selle ja siis polnud ka neid teadmisi, kuidas väikest põnni sinna nii-öelda nagu siis kuidas toetada kuidas ta siin ettevalmistas. Ja järjest rohkem ikkagi räägitakse ka sellest iseenda sünnihetke teadvustamisest, missugune on olnud sinu sünd siia maailma. Et ega noh, me väga alahindame kogu omaga seda kõhus küpsemise aega, aga me oleme nagu käsnad, meie närvisüsteem hakkab arenema mis 3., 4. lootel nädalal, et noh, ja me oleme nagu käsnad, mis me kõik imeme selle endasse, et kui ma nagu küsisin ka, et me peaksime kõik olema ju katkised ja tegelikult nagu Tiina vastaski ütles, et ega tegelikult see nõukaaegsete laste ju põllu, noh, me olemegi suht katkised tervikuna tead, enamus meist. Kellel ta siis avaldub, kes noh, jällegi on inimesi, kes on ütleme nagu tugevamad võib-olla noh, enese siis valitseme kontrolliga, aga mingi traumad on meil sealt ju arvatavasti nagu enamusele. Ja. Aga kuidas Ivar see kogu see teekond, no selles mõttes see on ju 4 aasta sisse, kui sul on nagu mahtunud nii palju. Kuidas su lähedased navigeerisid seal? Su lapsed, su elukaaslane? Mu elukaaslane tol hetkel, minu esimese siis, no ütleme, kuidas öelda, esimese teise, et esimene diagnoos oli eesnäärvähk, aga see kõrivähi teekond, see oli senest päris karm. Ja mu elukaaslane oli väga vapralt seal nagu kõrval ja toeks ja olemas, et ja ma arvan, see oli kindlasti üks võtmerolli, et noh, lapsed on sul nii, et on nad olemas ja toeks, et kuigi lastega ma tol hetkel enam lastega laste emaga koos elanud. Aga see kõrivähi teekond oli jah, et nagu ma ütlen, et ma kaalusin 57 kilo ravi lõpus. Ema mul elas, ema viskas nalja, poiss harjavalt pihku võtta, et sa ei päästa seda tagant välja. Nii. Et kõik see nii-öelda, see valuravi teekond, kogu see nii-öelda, see oli üsna karm, et ma tegin muidugi kõik asjad, ütleme 4 ma viin ise tegema, ma ise käisin autoga sõitmas, kuigi ma tagantjärgi keegi mind otsest ära ka keelanud, aga kui ma tagantjärgi teadmiste juures on ju, ma olin 4 kuud morfiini peal ju.
ma olin 4 kuud morfiini peal ja see morfiinist väljatulek, noh, ma olen siin kärsitu, oleks pidanud step by step, ma alles siis läksin pilve tegelikult, kui ma sealt selle järgi, ja ma poleks tohtinud patutunnis autosõitu võib-olla siiski, ütleme, kui ma olin seal 57 kilo ja nõrk ja selline käisin ju kõik oma need seansid haiglas, sõitsin ise ja tulin tagasi, et noh, siit kui keegi mind kuuleb, ütleme, et ärge järgi tehke, võtke alati, ma arvan, teil on olemas lähedased, kes teid aitavad, on sõbrad, elukaaslased, emad, isad või lapsed, kes teid viivad toovad, et see lõpu osa ma... Et kui raske on küsida abi, on ju. Öelda, et seda astuga võtta, on ju. Ma olin ju mees, ma pean ju sellega hakkama saama ise, on ju. No üldse veel kord, ma arvan, et ei ole jälle liigne siia seda remarki panna, et raske diagnoosiga on väga okei alati võtta endaga arsti vastuvõtule lähedane kaasa ja tegelikult pigem see on soovituslik kui lihtsalt võimalus. Ja lähedane ei tähenda alati perekonnaliiget, vaid võib olla ka sõber, sest et teine kõrvapaar, toetav õlg, noh, mis iganes, tuleb sealt häid halbuudiseid, stabiilseid soovitusi lihtsalt, kuidas edasi, et tegelikult see on jälle miski, mille peale mina ei tulnud kuidagi, et noh, tundus alati arstil nagu üksinda käinud, et mitte täiskasvanud inimene, aga jah. Aga sa hakkasid sealt pihta, et see esimene vähk, et seal oli ta üks olulisemaid inimesi sinu elus ja kas see teine laks siis oli kuidagi, no ma olen palju rääkinud sellest, kui raske see tegelikult kõik ka lähedastele on ju, et see minu meelest teenimatult vähe räägitakse, tegelikult me räägime jälle patsientidest, aga samamoodi on kriisis ka need kõige lähedasemad inimesed, olgu selleks siis vanemad, lapsed, elukaaslased, et kui palju te üldse nagu sellest kõigest rääkida saite või pigem oli selline? Noh, ega täna ma suvel teie korraldad Oncovestil, kuuldes neid seal ettekande asja, ma jõudsin alles nüüd sellele järeldusele või noh, ma panin nüüd need 1+1 nagu kokku, et mul selle elukaaslasega jah, ütleme selline suhtluskriis läks sealt maalt hakkas minema nagu vaikselt allamäge ja ma arvan, et tema jaoks see teine diagnoos ja teine see raviprotsess, kuigi see oli võib-olla selline mitte nii hull ja mitte nii, ütleme selline vaeva rohkem, aga noh, suure tõenäosusega, et tal ka kuskilt selline jaks sai otsa, ütles, et noh, võib-olla alateadus mõtles, et miks mina pean, ütleme, seda teekond jälle nagu noh, te teadmata ju, millega see lõpeb, kus see nii-öelda nagu siis, kuhu see viib on ju. Et. Ja meie jaks ongi väga erinev, et selles mõttes... Ja nagu ma seal ühe ettekandja jutust aru saingi, et tegelikult noh, see inimesed peavadki ennast hoidma eelkõige, et kui lõpuks on kaks ütleme siin läbinesti katkist või noh, läbi inimest ei ole see ka... See ei ole ka elu, on ju. See pole ka, ütleme siis nii-öelda kellelegi nagu kasulik. Et eks seal see tugivõrgustik tegelikult ongi oluline, et kui on eriti need raskemad ajad ka ravis ja vaimselt keerulised perioodid, et kogu see toetamisraskus ei langeks sellele ühele inimesele, miks jälle tegelikult ka noh, pereväliselt hingehoid, kogemusnõustamine, teised patsiendid, psühholoogid, et ka neid ressursse tegelikult ikkagi kaasata, ja mitte ainult jälle patsiendi mõistes, vaid ka lähedased tegelikult vajavad seda, et oleks kellegagi rääkida, sest noh, ma ei tea, see sõltub ilmselt väga palju selle nagu suhte enda avatusest ja ka inimeste suhtlemisoskusest ja võib-olla sellisest emotsionaalsest küpsusest, et kui palju hoitakse neid tundeid ja hirme ja kõike endale lihtsalt selleks, et mitte seda teist poolt kuidagi veel ekstra stressi ajada või et tal on ju niigi raske, et miks ma tulen veel oma mingite muredega versus see, et me saame kõigest rääkida ja noh, tegelikult teadvustame, et mõlemal poolel on raske ja et me ei ole jälle tegelikult, kui me läheme tagasi siin, et kust me tuleme, et see meie ühiskond, me ei olegi õppinud neid asju kuskilt jah, et seda enam on tegelikult, ma arvan. Ja kuidas üldse oma tunnetega hakkama saada, et ega see on meil ka väga... Üks võib-olla selline mõttekäik, mis ma olen ise tagantjärgi, et
kus see tuli, ma arvan, te olete kindlasti inimestega suhtlenud, et te ise olete suht nagu avatud oma lugudega, on ju. Aga ma arvan, valdav osa enamusega, kas või oma tuttavad, ma tean, et saades ma diagnoosi inimesed kuskile kapselduvad. Ja ütleme, et tihtipeale kuuled, et mul need sõbrad tuttavad kadusid ümbert ära, on ju. Et siinkohal kerge öelda, raske kindlasti teostada, aga ma julgustaks, ütleme inimesi, võib-olla diagnoosiga inimesi olema avatud. Ma ikka ütlen, et see pahalane kardab avatust tegelikult ja armastab võib-olla sellist sulgumist kapseldust, et ma võin nagu julgelt öelda, et ma ei käinud, tol hetkel kuskil seda nagu, tagantjärgi käin siin õikamas, aga tol hetkel ma ei käinud õikamas, aga ma rääkisin suht avatult, ütleme, kõigile, kes minuga kokku puutsid, et mis teema on, kus maal see asi on, midagi varjamata ja ma ei saa kõige vähemalt öelda, et ükski lähedal minu ümber oleks nagu ära kadunud, sest kõige hullem, mis ongi, et need lähedased ei oska, mitte nad ei kaos, mitte nad ei hooli sinust, vaid nad ei oska sinuga suhelda, kui sa oled ise nagu kapseldud. Ja see võibki tekitada, ütleme selles ka ju diagnoosiga siis inimeses toi, et näed, et nüüd ma olengi siin nagu üksinda ja kõik kaovad ümbert ära ka, nad ei kao, aga nad ei oska, kui sa ise nagu ei ole avatud, ei suhtle, siis need inimesed, sõbrad ei oska ka sinuga, nad pigem siis nagu eelistab mitte suhelda, kui kardavad midagi kas valesti öelda või valesti nagu teha. Eks ta ongi, vaata, see on nii keeruline, et nüüd meil ongi nüüd siuke asi on meil siin nüüd olemas, elevant keset tuba, me teda enam kuhugi vaata ära peita ei saa, aga et ongi, et kuidas me siit koos edasi läheme ja mismoodi me seda kõike siin nagu hekseldama hakkame, et minul inimesed olid sõbrad teekord kõik olemas ja ma neile ikka ütlesin, et ta ei puhta, tulete mind siin nii-öelda aletsema või nii-öelda siin, kui tulete, te tulid haiglasse vaatama, ma siin siis räägite, mis lollusi, mis jamasid tegite, et need samad lood, samad naljad, et andke tulla, nii on. Tegelikult milline vabanemine ka sellega nagu sõprade seas, et ma mäletan, kui mul see kelle siin, sul on ka värskelt väiksemaid lapsi, et seal multikas Laula, kus on see sisalik, ma vist sellest ka räägin, kellel on ka see klaas silm on ju, et nii kui ma sain selle diagnoosi, ma vaatasin just üks päev oma fotoalbumit läbi. Ja siis mul kohe endal lihtsalt kirgastus see sama tegelane seal, kel üks või silm vaatas ei tea kuhu, teine vaatas kuskile mujale, vahepeal kukkus tal see silm välja, siis ta pani omale piljardikuuli sinna või apelsini on ju, et ma nagu tundsin. Oled ka ära proovinud. et lihtsalt kui nagu et milline kergendus see oli, kui ma neile ise juba saatsin nagu mingisugust sellist materjali või nagu lõõpisin selle üle, ütles, et see tegelikult on jumala okei, kui te nagu teete ka nalja ja kui on raske, siis tegelikult räägite, et sa annad ise need juhised, sest jälle värskelt tegelikult nii tihti küsitakse seda, et kuidas siis toetada seda inimest. Kõige lihtsam on ikkagi, et nagu küsi, mida teine vajab. Sest just hiljuti ma puutusin kokku ühe normega, kellel tuli epilepsia hoog peale. Ja siis peale seda meil endal kuidagi mingi seltskond oli ja siis me kõik küsisime ta käest ka, et kuidas sul nüüd on ja kuidas sa nüüd ennast tunned on, just ta lõpuks ütles, et kuulge, te ei pea iga kord, kui te mind näete, te ei pea mu käest enam küsima, et kuidas mul läheb, et tegelikult nagu chill, et ma ütleks, kui mul on midagi pekkis. Et see oli nii tore, et ta tegelikult ütles, korraks tekkis selline ka nagu mingi piinlik tunne sellel inimesel, kes nagu viimasena küsis, aga ta keeras ka selle siis sealt edasi kohe naljaks, et see oli jälle mulle nagu nii kuidagi tuttav tunne tuli ette, et teine diagnoos, aga lihtsalt ütleme kõik oma vajadusi ja segadusi ja küsimusi ja minu mõttes hästi normaalne on küsida. Mul oli alguses ikkagi see ka vaata, kus et mis ma tulen su juurde oma murega, et sinul on ju endal vaata nii suured mured ja ikkagi sa saad aru, et mingid asju nagu inimesed hakkavadki sind säästma, aga tegelikult sa tahad olla inimeste elu osa, sa tahad osa saada. Igapäeva rutiin, see võiks jätta, see annab teistpidi sulle sellise. Et see ongi ju meie baassuhet, see on nagu alus, et me jagamegi nagu, et selles mõttes, et see, mis sinu elus parasjagu toimub, see ongi sinu jaoks prioriteet number 1. Jaga seda minuga, et selles mõttes, et kõik see nagu jätkuks. Aga Ivar, kas sul sellist asja pole, et kuna elu on andnud sulle ka nagu sihukest keskmisest rohkem kanda, ütleme nii, et siis kuidagi ma endal tajusin seda mingi hetk, ma Kristel on sellest jaganud ka, et üks imearmas klassiõde, kellega tegelikult me suhtlesime viimati põhikoolis. Ja kuna ma oma lugu olen ka niimoodi avalikult siin ju tegelikult midagi varjul pole hoidnud,
siis see oli mingi äkki 2 aastat tagasi, ma vaatasin väga üllatuslikult kirjutab mulle, et Pille, saaks kokku. Noh, loomulikult, ma üldse tagamaid teadmata, ikka saame kokku. Mõtlesingi, et äkki hakkavad mingit klassisündmust planeerima või midagi. Aga tegelikult olid oma elus jõudnud siuksesse kohta, kus elukriisid olid üle pea ja mees ütles talle, et kui sa nüüd saad oma elust valida 2 inimest, et siis tee mulle mingi siukene list, et kes need 2 inimest oleksid, kellega sa saad täiesti hinnangute tabude vabalt rääkida. Ja mina siis sattusin kuidagi imekombel sinna listi, aga paar päeva varem üks teine inimene, kes siis ka tal sinna listi sattus, see autoõnnetus surma. Ja ta tekkis nagu täiesti reaalselt see, et appi, aga seda inimest ei pruugi enam homme olla. Ja me saimegi kokku ja see oli nagu, mul on nagu iga hetk sellest vestlusest meeles, sellepärast, et ja ma sain ka, pärast küsisin ka, et noh, et aga miks just mina või miks sa nagu valid, et noh, me ei lävi niimoodi. Ja siis ütlebki, et aga et su elukogemus on sulle mingid, et sa kujutad ka ette, kui väärtuslik sa oled teiste inimeste nagu silmis, sellepärast, et sinu mõistmisruum ongi nagu kordades laiem. Või ühesõnaga, et mul ei ole mitte mingit hirmu sulle midagi välja rääkida, sellepärast, et sa oled mingi siukse asjaga nii-öelda elus hakkama saanud. Et see oli minu jaoks tõesti kummaline ka asjasid nagu nii pidi näha. Aga vaat see on see sama, millest me ka enne natukene rääkisime, et noh, kuidas minu meelest selles ongi nagu väga palju tõtt ja samas kohati mulle tundub, et seda nagu kuidagi nagu ideaali, ma ikka ei leia seda sama sõna, aga kuidagi ja ka mitte müstifitseeritakse. Ja sulle pannakse mingi haloring ümber. Jaa, et see, aga samas on ma tunnen, see väga ilus. See vahel nagu paneb mulle ma tunnen mingi surve peale on ju just kui. Jah, ja siis sa kui ma leian ennast jälle ise mingitest olukordadest, kus ma tunnen, et ma ikkagi nagu teen mingeid veidraid valikuid või kus ma panen jälle nagu tööalaselt üle või nagu lähen kuidagi tagasi mingitesse vanadesse mustritesse, et issand, et kas ma olen mingi nagu friik, et siin ju kõik nüüd vähihaiged on nii nagu ideaalsed ja vaatavad elu mingi täiesti teise vilguga ja suudavad muuta oma elus nagu jumal teab mida, et kuidas mina ei suuda, on ju. Et teistpidi see on jälle võib-olla nagu ma ise tajun ka mingi selline, ma tunnen, et see ikkagi nagu 100% tõele ei vasta, aga võib-olla sellistes just baasväärtustes või et sa suudad selle keskme juurde või nagu selle millegi juurde tagasi tulla ka siis, kui vahepeal läheb kuskile täitsa ugametsa. No, seal oli pigem lihtsalt see, et kuna see kogemuste pagas on olnud lihtsalt nii, eks tema teab ka minu neid lapsepõlve storysid on ju ja kõiki seda lugu nii-öelda pikemalt, aga et sul on kõrval inimene, kes ei anna sulle hinnanguid. Ja seda kindlasti, sest et ka see kogu Onkofest oli ju vaata see, kus me ka tagasisidest tuligi see, et siin ei olnud ühtegi võõrast inimest, ühtegi maski ei olnud, keegi ei proovinud olla keegi teine. Et see on minu meelest küll üks asi, et kuidagi, ma ei tea, kas sa Ivar nõustud, aga kuidagi selline nagu mingisuguse rolli mängimise või kuhugi ilmtingimata sobitamise vajadus kuidagi see kukkus minu jaoks nagu täiesti ära, et ma ei tunne, et ma pean nagu ennast kellelegi tõestama või kellelegi meeldima, et mida mul võib-olla varasemalt ikkagi oli rohkem, et vaadake nüüd ma püüan kuhugi, ma ei tea, Ivar, mis täiesti nõus, ütleme, ja see oli täiesti tajutav, et seal olid inimesed, olidki need, kes nad olid ja ma võin ka enda nii-öelda pealt öelda, et ma terve elu üritasin, kus ma ütleks mängida või olla, keda ma arvasin, et keda inimesed nagu tahaksid näha minus, et ma täna tean, ma nagu mängisin kedagi teist, keda ma tead, kes ma sisemiselt ise ei ole, et nagu öeldakse, et selline paras annus lapsemeelsust, ütleme sellises vanas eas on, et teinekord siin oma uue sõbraga elukaas me avastame ennast, et 13-aastaselt ka ei olnud võib-olla nii lapsikud teinekord, aga ma täna ei pea mõtlema selle peale, et kas ma kellelegi meeldin, kui ma nüüd nii teen või nii ütlen või nii käitun, et ilmselgelt ma midagi seadusvastast või midagi sellist teisi kahjustavat ei tee, aga kui me aeg-ajalt ka laseme oma väikse lapse siit uuesti nagu seest välja,
sellega ma mõtleks võib-olla seda ringi kuidagi vaata praegu kokku, et. jah, sest meie aeg hakkab kohe läbi saama. Täpselt, et vähidiagnoosi saanu ei ole mingisugune pühak või keegi, kelle nagu kellegi halos kuidagi nüüd ise, ma ei tea, paremaks inimeseks saada, küll aga ma olen hästi nõus sellega, et seal on nii palju vähem mingisuguseid maske, võltsi, püüdu olla keegi teine ja see on nii kuidagi nagu rikastav ja mõnus, et miks ka kogu see onkokogukond jälle, noh, nagu millise laengu see võib sulle anda, et ka terved inimesed tegelikult ju naudivad selles ringis olemist, et kui vahel ikkagi mõeldakse, noh, mis siin märksõnad, et see on ju leinalaager ja nutulaager ja ka need on täiesti normaalsed emotsioonid, mis tulevadki mingites hetkedes, aga see vaade elule kuidagi tervelt ja päris ehedalt, et ma arvan, see on siin ikkagi väga tugevalt olemas ja see kiirgab sinust ka, Ivar, kaugele, et sinu täpselt selle Ivariga, kes sa oled, on alati niivõrd tore ja meeldiv ja hea ja soe vestelda. No, ma ei oska sellest kõrvalt vaadata, aga ma üritan olla nii-öelda täpselt see, kes ma siis olen parasjagu. Ja meie paadis sa oled ja ega me siit enam sind lahti ei lase ka, et arvesta sellega. Üle ääre äkki see välja. Ei kuku. No võt, jah. Eks ma üritan nii palju, kui nüüd jõudusid olen käe andnud nüüd vahepeal ütleme oma muudele hobidele ja asjadele, aga ma arvan, et see mind ei neela. Kas Ivar nüüd tahaksid kuidagi võtta seda saadet kokku või jätta siit mingisuguse sõnumi kas teistele meestele või laiemalt inimestele, et noh, kui see üks üleskutse on niikuinii see, et mehed mingi arstile, nii nagu Tarmo ütles ja mille peale sina esimest korda siis sinna sellesse BSH kontrolli jõudsid, et kui me selle jätab kõrval, sest et noh, see on juba nagu võiks olla elementaarne, et mehed minge tervisekontrolli, siis mis see mingisugune sõnum võiks olla täna meie vaatajatele ja kuulajatele, mis sa tahaksid, et kuidagi kõlama jääks? Ja, ma arvan nüüd see samast, kus me siin lõpetasime teistpidi, et isegi kui olete selle ütleme siis nii-öelda nagu vasaraga nagu pikki pead saanud, et ma ei tea, kus minul tuli see teadmine, et selle asjaga tuleb lihtsalt tegeleda. Et ja oma sellist eluloomu, elujaatust ütleme, noh, kerge öelda jälle raske teha, aga proovida nagu säilitada ja võtta seda kui mingit, noh, mis igapäevast tegelikult, mis on tarvis ära teha, sellega on tarvis tegeleda. Ja mida positiivsem me selle teekonna oleme, ma arvan, see positiivsus on üks sellised nii-öelda võtmetegurid, ma arvan, selles nii-öelda meie tervenemisprotsessi abiks, ütleme siis arstiteadusele. Ma arvan ka. Ja siis et meie mõtlemine on, me oleme võimelised mõtlema ennast haigeks ja me oleme võib-olla see, et parimat osa meist on võimelised mõtlema ennast võib-olla ka terveks, on ju, et noh. Mine see tea on ju. Nii et kui ise ei suuda seda positiivsust täna leida, sest see haigus viib ka ikkagi väga, väga pimedatesse kohtadesse ja väga rasketesse olukordadesse, et nii nagu sind saadeti massaaži ja tulid sealt välja muutunud mehena, siis olgu selleks, mis tahes meie juurest leiab ka kindlasti seda tuge onkokogukonnast, onkoloogika grupp Facebookis saab meile ka otse kirjutada. Aga ma arvan kindlasti see pehme maandumine onkoloogika kogukonna grupis Facebookis ootab kõiki, kes seda vajavad. Te olete juba mega suure töö Eestis siin ära teinud selle teekonnal, ma arvan, et juba kuulete siit kui sealt inimest ütlevad, et see on nagu tõsiselt tänuväärne töö, mida, et juba on, ma arvan, siin 100 inimesed saanud mingit tuge ja lootust ja elujõudud. Ja teeme koos edasi. Ja, ega ta ongi. Koos loome. Aga tõmbame siis tänaseks kokku ja meie lõpusõnad nagu ikka, Pille. Elusat elu! Elusat elu!